no tere taas. Pole ammu videot teinud. Paar kuud tagasi, see oli juulis vist, rääkisin toonases videos, et sattusin lugema pisut tarbimiskultuuri ajaloost ja spirituaalsest minimalismist. Ja see, mis ma tookord lugesin, jättis hinge päris siukse tõsise tormi ja pani sellise väikse lumepalli veerema, mis nüüd siis muudkui veereb ja veereb. Et pärast seda lugemist siis tegin mõningad muutused oma mõttemaailmas taas ja tegin muutusi ka materiaalse minimalismi suunas. Et mis siis täpsemalt? Kõigepealt tegin korraliku reha oma garderoobis. Riidestange pealt läksid minema kõik asjad, mida ma polnud kandnud vähemalt viimane aasta aega. Ja siis ka nende hulgast, mida ma siis viimane aasta aega kandnud olin, jäid alles ainult need, mis nagu päriselt meeldisid, päriselt mugavad, päriselt head emotsiooni tekitavad riided. Ülejäänud siis annetasin kõik ära. Et see oli selline esimene samm. Ja tarbimiskultuurist sattusin mingi hetk rääkima ka oma sõpradega Moost. Ja seal tuli jutu sees natukene teemaks ka Tšiilis Atacama kõrbes asuv prügimägi, kuhu siis need kiirmoefirmad, ma nimesid ei hakka nimetama, kes vähegi tahab, leiab selle kohta infot väga palju, National Geographicust näiteks. Et kuhu siis kiirmoefirmad ladustavad oma uusi ja sisuliselt kasutamata riideid, mis on siis konkreetse hooaja või konkreetse nädala või konkreetse kuu moest kasutamata jäänud. Tänaseks on see prügimägi siis juba kasvanud nii suureks, et seda on sisuliselt näha ka satelliidipiltidelt. Ja kurb on selle juures see, et see prügimägi pole ainus omasugune, vaid selliseid prügimägesid ja selliseid uute riiete minema viskamisi ja hävitamisi on väga palju üle maailma. Et jah, üksikindiviidina ma ei saa kõiki maailma muresid lahendada ja võib ju mõelda, et mis iganes mina üksikindiviidina teen, et see on vaid väike piisk ookeanis. Et on palju suuremaid probleeme, ma ei tea, riikide tasemel, siis ikkagi hinge jääb kriipima ja mõtled, et mis on see, mida siiski mina ära saan teha, et olla osake lahendusest ja mitte olla osake probleemist. No ja mis on see, mida siis mina üksikindiviidina ära saan teha? Kõige lihtsam on sammude ja rahakotiga hääletamine. Et oma ostudega siis mitte toetada kiirmoefirmade kasumit, vaid teha oma ostud, mis vähemalt puudutavad riideid, seal, kus on tootmine jätkusuutlikum ja kõige parem veel, kus tootmine on kohalik ja koha peal. Kuna ma ise olen selline superhigistaja ja vähegi pingelisemad olukorrad panevad ikka nii korralikult kaenalt higistama,
siis ma saan näiteks T-särke kandagi ainult ühe päeva enne, kui ta pessu läheb. Ja ma sageli lihtsalt pesengi oma riided või oma T-särgid lihtsalt katki, kuna neid on vaja nii tihti pesta. Ja seetõttu ongi see materjali ja tootmisviis või materjali valik ja tootmisviis minu jaoks ääretult olulised. Ja siit edasi oli minu jaoks personaalselt valik ja otsus edasi juba väga lihtne. Et kuna Moo õmbleb lisaks rattariietele ka teatud vaba aja riideid, näiteks T-särke, siis tellisingi Moost endale sellised ägedad ühevärvilised särgid, mida siis igapäevaselt tööl kanda. Nende juures saab tellida põhimõtteliselt ka oma disainiga asju või oma sloganite või mis iganes pähe tuleb. Aga kuna ma kannan neid tööl ja igapäevaselt, siis on sellised lihtsad värvid. Vot nii, selline mõttetera siis selleks korraks. Tšau!